Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvunutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina on saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tänase saate külaliseks on Rivo Kütt, kes on raamatupidamise ettevõtte Entro juht ning ettevõtlusnõustaja. Lisaks tegutseb Rivo rahvusvahelises ärivõrgustikus BNI ning on kirglik purjetaja ja mäesuusataja. Tere, Rivo! Tere, Andres! Ja selle saate teemaks oleme valinud siis strateegiline fookus. Ehk siis fookus, strateegia, teravusse. Ja Rivo, räägi natukene, kuidas sa ise ettevõtluseni jõudsid ja mis olid sinu esimesed sammud ja õppetunnid sel teekonnal? Pean tunnistama, et ettevõtlusesse jõudsin ma tegelikult väga juhuslikult. Toona ma õppisin Eesti Mereakadeemias, olin laevajuhi erialal, kool oli lõppemas, aga meri enam selliselt ei kutsunud. Ja oli kokkusaamine sõpradega, kus minu toonaselt elukaaslaselt, kes oli raamatupidaja, küsiti siis äriplaani jaoks finantsplaani. Ja see tehti valmis, see meeldis mulle ja mõtlesin, et ma tahan sellega ise ka tegeleda. Sai otsustatud, sügisel läksin kooli ja kevadel sai asutatud koos sõpradega juba esimene ettevõte. Aga mis olid esimesed õppetunnid või ütleme niimoodi, et siin, kuna meil saatekuulajate hulgas on kindlasti päris palju teenusejuhte ja tootejuhte ja mul natuke tundub, et saaksid teenust pakkuma võib-olla ja siis, et me võib-olla ainult ei räägi siin nagu ettevõtlust, vaid just aga räägime sellest nii-öelda nagu skaleerimisest, esimesest sammudest ja vigadest, et mis su esimesed õppetunnid olid, mis sa said? No õppisime kogu aeg. Meil ei olnud alguses tegelikult mitte mingit kindlat plaani. Meil oli tahtmine midagi ära teha. Ja me teadsime, et me hakkame pakkuma raamatupidamise teenust. Üks sõber oli IT-taustaga, me hakkasime pakkuma veebimajutust ja kodulehti. Ehk et kõik, mida ettevõte võiks alguses vajada. Me pidime väga palju projekti uuesti tegema. Ka raamatupidamist tuli uuesti teha sellepärast, et ma ju sellel hetkel alles õppisin. Kõik need õppetunnid või kõik need eksimused olid tegelikult õppetunnid, millest me õppisime järgmisteks kordadeks ja nii see hakkas lihtsalt minema. Aga palju õnne veel kord siis Entro juubeli puhul ja võib-olla räägi natuke ka oma ettevõttest Entrost, et mis väärtust te klientidele pakute? Entro sündis omal ajal tegelikult väga lihtsast põhimõttest pühendumine. Me ei jäta kliente üksi. Jagame klientidega enda olemasolevaid kogemusi ja pakume neile alati personaalset lähenemist. Need põhimõtted on mind saatnud juba aastaid ja ettevõtte loomiseks andiski innustust just see, et ma läksin enda toonase juhi või ettevõtte omaniku juurde, et anna mulle assistent, kes aitab mul ära teha niisuguse jooksva andmesisestustöö ja et mina saaksin tegeleda siis klientidega ja pakkuda klientidele väärtust läbi nõustamise. Juht mõtles, tuli paari päevast tagasi, ütles, et ta ei saa mulle teha sellist erandit, et ühel on assistent, teistel ei ole ja kõik läks vanaviisi edasi. Ja sellel hetkel ma tegelikult otsustasin, et kui ma tahan teha asju omamoodi, siis ma pean seda tegema enda ettevõttes. Et selles mõttes sa olid võib-olla natukene sarnases olukorras nagu võib-olla täna paljud ütleme spetsialistid või valdkonnajuhid, kus nad eelarvelistel või muudel põhjustel on sunnitud mingeid asju, väga palju asju ise ära tegema, aga a la võib-olla see üksuse tegevus ei kasva, ei skaleeru, võib-olla asjad võtavad liiga kaua aega, et võib-olla kui oleks õigel hetkel see sama abiratta, mida sina soovisid oma juhilt nagu juurde võtnud, siis see võimendub, skaleerub ja me ainult ei räägi nagu sellest, et keegi freelance tahab on üksi, toimetab, pakub teenust ja siis nüüd, et üks taipab, ma ei tea, rohkem läbi põleda, võtan kedagi appi,
või täpselt samamoodi on see suurettevõttes keegi osakonna spetsialist, eks ole, nii nagu sina olid. No just, et kuidas öeldakse, et mingi tööd peab tegema selle valdkonna kõige odavam töötaja. Et kallima või kõrgema kvalifikatsiooniga töötajad saaksid või luua siis suuremat lisandväärtust. Lisandväärtust, just, et kui kõrgema kvalifikatsiooniga töötaja teeb tavalist aruandlustööd võib-olla mingis hetkes ja ta on ta on andmesisestustööd ja teeb insener, siis see on skaleerimisvõimalus selle üks tegelikult. Loogika ütleb, et tuleks lihtsalt mingi assistent võtta, kes selle aruandlusega näiteks tegeleb. Just, see on kohutav raiskamine. Just, ja ma mäletan ka, üks lugu oli just legendaarsest Soome mingist keevitajast Wärtsilä, mis on see laevatehas, mis teeb need kruiisilaavu Soomes ja siis seal oli siis see keevitaja oli olnud ta tuligi koboi saabastes nagu rockstari riietusega sinna keevitusobjektile ja tema juurde jooksis kohe 3 assistenti. Üks pandi tal nagu tööriidad selga, ta sirutus käe välja, et ühte kätte pandi kinnas, teine assistent pani teise kätte kinda ja tema ülesanne ainult selle keevitus otsaga nagu ülitäpselt joont laavakerel ülikriitilises kohas nagu tõmmata. Ja nii kui ta lõpetas, ta sai oma käed uuesti laiali, assistendid või siis kõik asjad viisid käest kõik minema, ta kõndis minema oma koboi saabastes. Et see näitabki seda, kuidas nagu see täpse joone tõmbamine oli tema see kirurgi liigutus ja siis... Kuidas väärtustatakse inimese oskuseid? Jah, täpselt. Et see klapib selle sinu näitega. Aga võib-olla, mis veel võib-olla motiveeriks ettevõtjaks hakkama, et sa rääkisid nagu seda kohta, et kus sa kuulsid, et raamatupidamisvaldkond või selline äriplaan tundus hästi põnev, kui sa seal elukaaslase kõrvalt nagu nägid seda ja täpselt samamoodi oma siis töökohal tahtsid assistenti saada, et mingit lõiku teha ja siis ka ettevõtjaks. Mis veel võib-olla motivatsioon, nagu kas võib-olla mingi varasemalt midagi, mis veel mõjutada võis ettevõtjaks hakkamist? Ettevõtjaks hakkamist võib-olla ikkagi see otsustusvabadus, et ma saan ise otsustada, kellele, mida ja kuidas ma teen ja paindlik tööaeg ka, ma saan ise otsustada, kuna ma seda teen. Loomulikult kaasneb sellega ka vastutus, aga ikkagi see on minu otsustada. Nii jah. Võib-olla enda kogemusest küsin, et millised on sinu hinnangul 3 suurimat viga, mida alustavad ettevõtjad teevad ja võib-olla ka sa ise tegid alustava ettevõtjana, et natuke mingeid näiteid tuua? Ma arvan, et esimene viga on tegelikult see, et ei tehta endale konkreetset äriplaani. Et äriplaani, millega ma tegelema hakkan, mis kirjeldab ära sinu äri. Et äriplaan ei pea olema selline klassikaline 100-leheküljeline dokumendipakk, mida esitati pankadele, et sealt laenu saada. Piisab ka täiesti ühelehelisest äriplaanist, kus sa paned selle peale saab täna laenu küll juba. Ja selle peale saab ka täna laenu, aga see dokument on sulle endale tähtis just sellepärast, et sa saad alati hiljem tagasi tulla ja vaadata, kas sa teed ikkagi seda, mida sa plaanisid ja kas sa oled teel sinna, kuhu sa plaanisid jõuda. Just. Ja selleks on ka lisaks ülevaatlikumale äriplaanile ja mis seal on seal sees, kõik on ka ärimudeli kanvased ja erinevad nagu, aga ikka saab nende samade tööriistade juurde tagasi tulla ja uuesti nagu vaadata. Ja nii, uuesti fookus seada. Just, nii. Teine viga, neid oli 3. Teine viga minu arvates on see, et aetakse segamini ettevõtte ja isiklik rahakott. See on kõige klassikalisem väike ettevõtte viga, et need on 2 erinevat asja. Sellega tuleb arvestada. Ja 3. viga on see, et raamatupidajad nähakse kuluna. Tegelikult on raamatupidaja sulle ikkagi strateegiline partner, kes annab sulle nõu, informatsiooni, ka teavet, kuidas teha maksuvabasid kulusid, ehk et selle pealt maksude pealt kokku hoida. Et ka väga oluline. Et asjad läheks õigesse riiulisse õigel hetkel, et see on nagu see väärtus. Aga kas sul oli ka mingeid läbipõlemise momente selle teekonnal ja mis sa sellest õppisid? Et me siin kuulate kõik, et ma arvan, igal teisel on vähemalt siin-seal olnud nagu oma tööalased nagu läbipõlemise kohti või läbipõlemise lähendusi kohta, et mis sa sealt õppisid, kas oli ja mis õppisid ja... Ma arvan, et ma olen enda ettevõttes läbi põlenud 2 korda. Ilmselgelt oli see sellest, et tegelikult mul oli küll nägemus, mida ma tahan teha, aga mul puudusid oskused, kuidas seda teha.
ja ma nendel hetkedel liiga vähe usaldasin enda tiimi, ehk et neid inimesi, kelle ma olin palgale võtnud. Ja ma tegin nende eest väga palju tööd ära, neid justkui kaitstes. Natuke nagu mikromanageerimise mõõdi. Jah, aga mida ma tegelikult tegin, ma sättisin töötajad hästi mugavasse positsiooni, ei lasknud neil areneda ja põletasin ennast läbi. Ja nii põhimõtteliselt jah, 2 korda, et ei õppinud esimene kord, õppisin teine kord. Just. Et see on nagu täpselt sama asi, et kui sa coaching 10 minutit juhendamisse ja stab tund aega tööd, eks ole. Või siis täpselt samamoodi, et juhi roll, talentide leidmine, hoidmine ja arendamine. Siis põhimõtteliselt sa peaks lihtsalt vaatama, et sul oleks kõige paremad nagu meeskonnamängijad seal tooli peal, eks oleks väljakule jooksevad. Ja nad teavad, mida teha. No just, ja iga päev vaatad ikkagi ette sellele plaanile, et kuhu ma tegelikult teel olen ja kas need ülesanded, mis mul täna on laual, teenivad seda eesmärki või mitte. Et siis kas oled siis väikeettevõtja või suurem ettevõtja või osakonna juht kuskil suur ettevõttes, need suht samad reeglid. Jah, need on igal pool samasugused. Et nagu asi liigub mikromanageerimise poole, et ma igaks juhus teen ise ära, et siis on asi kindel, siis on see risk läbi põlemisele jah, ja tegelikult ettevõte ei arene. Jah, täpselt ettevõte ei arene, et sa mõtlesid, ja samamoodi, et see võib-olla enda kogemusest ka viskaks otsa, et mina olen ka nüüd nagu selle ettevõtlusega 6 aastat tegelenud ja varem siis karjääris ka pikalt suurettevõtetes tööd andnud ja võib-olla siis ma arvan, et nagu oma teadlikult mul on ka nagu 3 läbipõlemist olnud, ma arvan, üldises plaanis mul nagu vist palgakarjääris 2 korda ja ettevõtluses ka 1 korda ja see esimene kord käis mul esimese ettevõtlusaasta lõpus nagu suuresti ikkagi. Ja täpselt samad teemad, et assistentide kaasamine või täpselt samamoodi, et ma saaks keskenduda rohkem väärtuspakkuvatele asjadele ja siis assistendid aitaks teha ära siis nagu olulisi lõike ka, aga mis võib-olla minu kompetents võib-olla nii selliste asjadega nagu ei peaks tegelema. Et ja kõikide nende läbipõlemisjuhtumiste järel ma võtsin või mul tekkisid assistendid, et mul on kui ma nagu ettevõttes töötasin, ma ütlesin, ülemus, mul on vaja seda assistenti ja erinevalt sinust see toimus. Kui mul oleks ei öeldud, ma oleks varem ettevõtte alustama, ma arvan. Täpselt. Vahel on ka hea, kui öeldaks ei, vaata, see aitabki siin nagu edasi liikuda, aitab sind sellest mugavustsoonist välja. Just. Aga võib-olla jah, et selles mõttes, et võib-olla veel viskaks siia otsa, et nagu ma ütlesin, mul käib 6 aasta ja tegelikult Rivo, sina olid just see, kes julgustas mind, et ma ütlesin, mingi ettevõtjaks hakkamine, täiskohaga endale töö andmine, müügid peavad tehtud olema, raha peab arvel olema, et palka maksta, et kontori üüri maksta ja üsna kiiresti meil hakkas nagu selles mõttes nagu partnerluskoostöö, ütleme, ma võtakski võib-olla nagu seda Tallinnat nagu siukest suurt küla, et mul on siin külas on mul kingsepp ja siis mul on pagar külas ja siis mul on seal mingisugune ehitaja, et siuke nagu kogukonna asi, et täpselt samamoodi, et Entro on Futuristilt teenuseid ostnud ja me oleme siis nagu Entrost vastu ostnud ja Entro on siiamaani kõik 6 aastat olnud siis meie siis raamatupidamise ja siis sellise ka finantspilgu hoidmise partner, et ma nagu just väga erilised kohad on minust mitte see, et kas mul on need mingid kuu-tšekid nagu õigesse riiulisse pandud, küll nad peavad õigel ajal tehtud olema tänu nendele tulu- ja sotsmaksu tähtaegadele, mis on riigi poolt, aga on ka sellised nagu olulisi hetki, kus nagu Entrolt on tulnud nagu mingi siuke nagu olulisel hetkel nagu vihje, et kuule, et kas te peaks nagu seda asja natuke nagu teisiti tegema, ehk ma olen nagu iga aasta võib-olla korra nagu üllatunud, et te kuidagi olete võtnud ka mingi, see on siuke nagu töö käigus, aga korraks nagu hetke, et nagu sa ütlesid, et nagu see kliendile nagu midagi nagu enamat pakkuda, et korraks mingi siukse olulise soovituse andnud või saab samamoodi, et meil on mingisugune meie jaoks nagu väga keeruline, ütleme, mingi finantsidilemma olnud ja sellele on siis väga korralik, kiire, konstruktiivne vastus tulnud tavaliselt isegi tööpäeva jooksul, eks ole.
No Andres, mõtle, kui sa peaksid igapäevaselt meeles pidama enda numbreid, sa ei jõuaks üldse keskenduda enda päris tööle. Just, ja siis võib-olla kas see investeering, mida siis siin, ütleme, raamatupidamisse või finantsjuhtimisse, no võrreldes sellega, mida me näiteks reklaamina kulutame, on ikka palju väiksem. Et need, kes siin teenusejuhid ja tootejuhid, kes või ettevõtjad nagu mõtlevad sellele, et oi, ma teen ise raamatupidamist ja säästan siin mõned 100 eurot kuus, et noh, et mõtle suurelt, et võib-olla oma 10 000 eurose müügi jaoks sa pead tegema vähemalt 1000 eurot reklaami ja selle kõrval X summa võib-olla raamatupidamiskulu on nagu palju väiksem kulu, kui võrreldes sellega, mis nagu reklaami peale või tootearendusele kulutad või programmeerimisele või mis iganes. Et selles mõttes, et selline, ma ütlen, siuke tugev finantsjuhtimise nurk toas on nagu üliolulise nagu meelelahu nagu alus, mille otsa saab siis ehitada, siis teenuseid skaleerida äri ja kõik, et seda. Ja minu puhul ka võib-olla natuke need asjad, mida sa rääkisid, et alustava ettevõtjana, ma 6 aastat tagasi alustasin, siis esimene aasta lõpuni ma tegin kõik ise, ma olingi nii-öelda see mees ja koer üsna palju, aga siis ma jõudsingi enne jõule natukene, novembris jõudsingi nagu läbipõlemiseni, et aasta lõpus oli klientide poolt suurem nagu ikka eelarve kulutamine ja siis Andres kütta, aga seda on vaja, suudad ja ma ikka, ettevõtja on ikka optimistlik, et kui seda ettevõtja võtab nagu kaalutletud riskib ja ja siis kui on hästi kaalutletud riskid, siis tõenäoliselt see asi lendab nagu Richard Bransoni puhul või kellegi muu puhul ja kui on siuksed nagu huupi otsustamine käigu pealt, siis võib nagu palju kahju tekkida, aga siis ma nagu saingi aru jah, et selles mõttes, et et ma pean nagu päris mitu assistenti appi võtma ja siis mu kunagine mentor, siis telekomi ärimees Toomas Peek ütles siis printsiipi, mille nimi oli siis jaga ja valitse, ehk siis selle põhimõte oligi see, et mis iganes sa teed, et anna oma tulust vähemalt pool ära, siis personalile või assistentidele, selle asemel, et ise seda teha, et siis on nagu esimene šanss sul võimalus nagu skaleeruda ja kasvada. Ja tihti võib-olla need, ma ei tea, ettevõtted või ka alustavad ettevõtted või suuremad ettevõtted, kes võtavad ka väljaspoolt endale konsultante ja mingisuguseid spetsialiste mingile lõigule appi, et tegelikult nad ju selles mõttes, nendel ongi tekima esimene võib-olla ärikasvu ja skaleerimisvõimalus läbi selle ja täpselt samamoodi ma näen ka nagu Entro pakub siin lisaks raamatupidamisele ka teisi ettevõtlust toetavaid teenuseid, et või siis viib kokku kas või siis oma nii-öelda partnervõrgustike ettevõtetel, kes on ennast tõestanud, et alati küsimus ongi selles, et sa saad skaleeruda, kui sa võtad nagu spetsialisti abi sisse õigel ajal, õigel hetkel, et vahet pole, kas alustav ettevõtja või alustav ettevõtja võtab võib-olla freelance endale juurde või siis ma ei võtnud freelance'i, ma ütlesin Entro nagu ei olnud freelance, päris ettevõtte, seal oli palju töötajaid või teistpidi siis samasmoodi mul on nagu freelance'id abiks, et selles mõttes. Aga mis nõuandeid sa annaksid inimesele, kes tunneb, et tahab alustada täiskohaga ettevõtlusega, ja ta on kindel palgatöö praegult ja kõik, aga tal on nagu see süke ettevõtja hing, et kardab vastutuse võtmist ja läbipõlemist ja raha peab olema, et palka maksta ja üürid autot, lapsed tahavad süüa. Ja mis nõua sa annaksid? Nimetasid siin päris mitu hirmu, et need hirmud, et ma olen täiesti kindel, et keegi ei karda alguses vastutuse võtmist ja läbipõlemist, kui ta mõtleb juba ettevõtlusele. Aga mida nad kardavad, on teadmatus ja teadmatus tekitab hirmu ja see teadmatus ongi just see, et kuidas ma saan palgad ära makstud. Palgatöö on ju tegelikult ülihea asi. On kindel asi, igal kuupäeval, kindel päeval on sul raha arvel ja sinu asi on ära teha lihtsalt need ülesanded, mille jaoks sind on palgatud. Kui sa oled väga hea looja, siis sulle makstakse ka väga head kompensatsiooni, olgem ausad. Aga kui sa nüüd oled töötegija, siis ja palgatöö on väga okei. Ja ongi okei. Ja 90% inimesi maailmas on palgatöö peal. Just. Ja aga see palk muutub sulle ka tegelikult lõksuks, sest sa ei oska sealt enam välja tuua, ega palju sul reserve oli sellel hetkel, kui sa hakkasid põhitööd ära tulema? Ma arvan, et jah, mul palgatööl üldiselt rahalisi reserve oli vähem, kui ma olen 6 aastaga ettevõtlusega endale juurde tekitanud, seda pidi. Ja nõuanded siin tegelikult ongi sellised, et
pane endale kirja need enda igapäevased kulutused, mis sul on ellujäämiseks vajalikud, et sa saaksid tõmmata enda kulutused miinimumini, et seeläbi aru saada, et kui palju sa pead igakuiselt esimeses järjekorras raha teenima selleks, et ise ellu jääda. Kui sa teed selle arvutuse ära, siis sa saad tegelikult aru, et see tundide hulk, mida sa selle teenuse osutamiseks või kauba müümiseks pead tegema, on väga väike. Võib-olla veerand sellest ajast, võib-olla veel väiksem. Ja ülejäänud tunnid on ju sul tegelikult vabad, sa saad tegeleda loomisega, saad tegeleda ettevõtte kasvatamisega, otsida uusi kliente, arendada uusi tooteid või teenuseid. Aga just ei osata teha seda esimest arvutust ja seeläbi tekib hirm ja seeläbi ei juleta alustada. Ja läbi põlemine taaskord seda või sellele sa mõtled alles siis, kui see on käes. Täpselt, et ma pean ütlema kuulajatele, mul oli endal Google Sheetsis pere ja asjade püsikulude nagu plaan olemas, kui ma ettevõtlusega alustasin. Ja nüüd mul on väga palju projektikulude plaane ja muid plaane, et see on nagu suuremaks kõik kasvanud, aga igal juhul jällegi see monitooring ja samamoodi ka ettevõtte kulude monitooring, et ma arvan, ma ise olen ettevõttena täpselt samamoodi proovin ka uusi selliseid valdkondi, vaadata, mida turg tahab, kuulab, nagu ikka et äkki me jääme liiga nagu tänastele loorberitele, puhkama ettevõtlused, teeme nagu uue teenuse valdkonna juurde ja ma arvan nüüd 2021 sügisel nagu ei jälginud kulusid ja otsustasin nagu julgemalt nagu investeerida siis teenuste kasvu. Nagu ma nägin nagu see on õppetunni ja siis sain ka selle aasta teises kvartalis. Et täitsa nagu uue ärisuuna nagu avamise pealt ja pool aastat oli mul eksperiment, ma tegelikult oli nagu kaalutud ja mõõdetud eksperiment, aga see pool aastat eksperiment see augusti lõpus läbi ja siis tulime tagasi, et nüüd lähme tagasi selle vana äriplaani fookuse juurde, eks ole. On sul endal ka midagi sellist olnud, et mingid valdkonnad võtnud, mida sa pärast oled kokku tõmmanud? Jaa, mitu. Ikka mitu, et kuidagi teistel on oluliselt lihtsam nõu anda, kui neid nõuandeid ise kuulata. Ja see tihti juhtub, just sellepärast, et me kipume iseendale valetama. Et ka planeerimise või kui ettevõtlusesse minnakse, siis tegelikult ka sinna finantsplaani tuleks endale kirjutada see palganumber, mida ma tegelikult tahan selle töö eest saada. Sest kui see arvutus sellisel juhul ei tööta, kui sa paned sinna selle täisnumbri endale sisse, siis tuleb see plaan ümber vaadata, et kas seal saab teha midagi teistmoodi või paremini, et sa saaksid selle palga, mida sa tahad. Sest kui see ei tööta paberil, siis ei tööta see ka päriselt. Ja paberil põlemine või põrumine on tegelikult kõige soodsam õppetund. Planeerimise mõttes on ju. Eelarvesta ja mis sul on. Oodatavad projektikulud, oodatavad projektitulud, palgakulud. Aga planeerimise, see ongi kõige suurem viga, et inimesed valetavad, nad jätavad enamiku kuludest välja. Endale valetavad. Nad valetavad ise endale, et nad jätavad enamiku kuludest välja ja eelkõige jätaksegi välja enda palk, sest minu aeg on ju justkui tasuta. Tegelikult ei ole, see on kõige suurema väärtusega. Täpselt, et jah. Ma arvan et võib-olla, ma arvan ikka need samad kohad, kus minul, ma ütlesin nagu 6-kuulisi eksperimente tegin, esimene 4-kuuline eksperiment oli eksporditegevustega tegeleda ja teine oli siis nagu täiesti uuesti nagu äri strateegilisse fookuse panemine ja mõlemal puhul ma nägin, et mul see põhimõtteliselt see finantsanalüüs kui selline jäi nõrgaks, nii et oleks pidanud siis juurde jalutama, lisateenust küsima, tagantjärgi tarkus. Tagantjärgi tarkus on ka tarkus. Jah, see on ka tarkus, jah. Kui sa õpid. Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee ja kuna me tänase saate nagu tuumikteema juurde oleme nüüd liikumas nagu strateegia, et siis mis on strateegia roll praegusel ajal sinu hinnangul, võib-olla siis räägime väikeste alustavate ettevõtete juures või ka siis nagu suurte ettevõtete juures, mida sa teenindad, et mingid asju sa juba nagu põgusalt mainisid, aga mis sa nagu vahekokkuvõtteks ütleksid nagu strateegia rolli kohta?
ma arvan, et see on ülioluline, aga fakt on see, et tegelikult enamikul väikeettevõtetel kindlasti ja ka keskmistel ettevõtetel tegelikult puudub strateegia. Et, osakondadel puudub strateegia, ma olen näinud. Ja oluline on ka, kui see strateegia on sõnadega kirja pandud, siis need sõnad peegeldad ümber ka numbritesse, et siis sa saad ju tegelikult aru, mis seal taga toimub ja olgem ausad, numbrid ei valeta. Aga need alati ei ole rahanumbrid, need on ju mingid konversioonimäärad ja mingid tõhususe määrad ja on nagu palju erinevaid numbrid, mida neid tegelikult muudetakse. Neid numbrid on väga palju erinevad, ka töötunnid on numbrid, et kui ma tahan pakkuda mingi arv või teenust mingis summas, siis ma saan ju selle väga kiiresti välja arvutada, kui palju ma töötunde pean sellele panema, siis kas see on üldse realistlik. Et võib-olla ma pean juba palkama täna töötajaid selleks, et ülejärgmine kuu pakkuda tema tunde enda klientidele. Kui ma sellele täna ei mõtle, siis 6 aja pärast ma olen ikkagi seal samas, kus ma täna olen. Just. Me viisime läbi strateegiapäeva ühele Eesti suurettevõttele, kus oli siis kord nagu erinevate gruppidega strateegiapäevi, 30 inimest oli korraga ja väga palju keskastme juhte ja neil oli üks ambitsioon oli seal B2B kliendi pealt nagu müügikäibe kasvatamine. Tavaline asi on ju. Aga siis mida rohkem nad selle strateegilise eesmärgi peale siis nagu protsessid asjad, mis meil on strateegiapäeva läbiviimisega, nad jõudsid tegelikult siuksed B2B klientide kohtumiste ja külastuste kasvatamise numbrini hoopis, mida nad said väga lihtsalt tõlkida pärast selle eurodesse kasvu. Et enda ka, et kas see on nagu mõistlik asi, mida teha, et kui strateegiline eesmärk on rahaline number, siis tihti see kuidagi inimesed ei suhestu sellesse või mingi võib-olla nagu tavatöötaja spetsialist, et ettevõttel on nii palju raha saada, et ma saan nagu nii palka, et mis ma ikka seepärast nagu panen. Aga kui tõlkida nagu nende tegevustesse ja vajadustesse see eesmärk, mida pärast tagurpidi arutada rahaks tagasi, et kas tundub mõistlik tegu? Jaa, igal juhul tundub see mõistlik, et siin ma pooldan väga seda mõtet on see jagaja valitse, ehk et kui sinu sissetulek sõltub nagu puhtalt töötaja panusest, siis seda täiendavat tulu või kasumit tasuks kindlasti enda töötajatega jagada, sest see paneb neid pingutama rohkem, motiveerib neid kindlasti rohkem, et siis nad saavad ju ise kaasa rääkida puhtalt sellest, kui palju nad tulu teenivad. Just, ma olin ka IT-firmas kunagi ammu tööl ja seal oli väga lahe, oli väga lame organisatsioon, et juhil oli 120 alluvat, üliõhukene. Ja ma tõin tööle, ta ütles, et et meil on sellised funktsioonid, sellised valdkond, sellised tiimid, siin on tabel, siin on näha, millega nad tegelevad. Et sinu nii-öelda UX teenus on siis nagu uus töökoda keset küla, mis hakkab teenust pakkuma, et käi ringi ja kus olukord laita, seal tule ja aita. Ja minu meelest see oli kõige motiveerimam nagu ametijuhend üldse elus, mis ma nagu sain ja nagu seal ettevõttes ma võin väga motiveeritud nagu panustama igapäevaselt ja loomulikult seda kollektiivset elu ka premeeriti rahaliselt, nagu sa rääkisid. Olid nagu teatud nagu aasta tulemuste asjad. Et selles mõttes, et nagu oleneb inimesest, kes on nagu enesejuht ja nagu ettevõtte sees, nagu potentsiaalne tuleviku ettevõtte asutaja ka tõenäoliselt, aga jällegi et nende mõõdikute juures nagu selle, ja ma mäletan ka Walmarti, Sam Walton, täpselt samamoodi, et Walmarti äri case on ka legendaarne, aga ta täpselt samamoodi tegi selle väga konkreetse boonussüsteemi kuni koristajani välja ja ta hommikust õhtul rääkis, et alates koristajast kuni ükskõik kelleni ja me oleme kõik partnerid nagu ettevõttes ja tööstaaži pealt said nad aktsiaid ja kõik pärast ja et selles mõttes, et see oli väga kihvtilt tehtud süsteem, et kui te Sam Waltoni memoaare kunagi satute lugema, et siis nagu väga, väga hästi räägib konkreetselt ja ta oli ka alguses, see on ka väike, eks ole, siuke esimene Selver, mis ta põhimõtteliselt avas ja pärast oli Ameerika suurim, eks ole, poodide võrgustik. Vot, aga sa osalesid ka hiljuti sel aastal Futuristi poolt strateegia loomise protsessis ühele su enda kliendile ja millised olid su enda tähelepanelikud
hoiakud ja kogemused selles futuristis strateegialoome protsessis, mida me siis töötubadega juhtisime, dokumenteerisime ja kuidas see erines teistest ettevõtetest, kus sa oled osalenud, et mis sul silma jäi? Mis ma tähele panen, oli see, et kõigepealt tehti intervjuud, ehk et kaardistati ära tegelik olukord, et kus me tegelikult oleme. Mitte ei kuulatud kellegi juttu, et me umbes oleme siin ja teeme seda, vaid küsitleti töötajaid, küsitleti kliente, küsitleti juhtkonda, vaadati otsa kehtivale strateegiale, kui see oli olemas, ja siis fikseeriti olukord. Nagu eeltegevus täna. Eeltegevus. Ja alles siis hakkas kogu see strateegialoome protsess pihta. Ja strateegialoome protsess hakkaski pihta nii, et oli töötuba, kus said võimalusel osaleda siis kõik töötajad, et töötajad tunneksid, et see strateegia on osa nendest ja nad teavad, miks ja kuidas nad peavad panustama selleks, et saavutada neid tulemusi, kuhu nad tahavad jõuda. Et nad ise mõtlesid lahendusi strateegia neile elluviimise. Nad ise, kuna nemad suhtlevad ju kliendiga, nemad teavad vahetult, mida klient tegelikult vajab, millised on tema mured, mille üle ta kurdab, mille eest võib-olla ta on nõus, olgem ausad, ekstra maksma. Et juht, kes klientidega igapäevaselt ei suhtle, ta võib arvata, et ta teab seda, aga tegelikult ta ju ei tea. Ja täpselt, ta ütleb vahepealt, ma tean, mida kliendid tahavad, aga tegelikult lõpuni ei tea. Millal sa viimati rääkisid? Ja millal sa rääkisid klientidega viimati, just täpselt. Ja sealt hakkas see kõik pihta ja kokkuvõttes lõppes see nii, et töötubades olid erinevad tööriistad, mida sai kasutada, et töötajad saaksid hästi kiiresti ka samale lainele, isegi kui neil ei olnud varem ühtegi sellist kogemust. Nende tööriistadega visualiseeriti kogu see protsess ära, näidati, kes me oleme täna, millised on meie siis kliendid, kliendi persona loodi, valdkonnad, eks ju, et kus kohas me tahame edeneda ja iga valdkonna kohta siis ka need tegevused, mida seal valdkonnas siis peab tegema, millele tähelepanu juhtima, et neid tulemusi saavutada ja siis hiljem meie genereerisime sinna järgi ka finantsplaani, et ka numbriliselt ära näidata, et kas see ärimõõdikutest finantsplaanid. Ja, et kas need mõtted, mis me kõik kirja panime, et kas need ka rahaks. Tegelikult on ka tehtavad ja kui ettevõte kasvab, siis tema probleem on alati raha, tal lihtsalt ei ole raha. Et mida siis selle plaani elluviimiseks tegelikult vaja on. Ikkagi su jutust käis läbi, et kui töötajad osalesid töötubades, et mõelda, et kuidas strateegiat ellu viia, milliste tegevuste ja nii-öelda neid kõnetavate mõõdikutega, siis ongi väga nutikas seda mehhanismi niimoodi ehitada, et seda saab pärast nagu finantsplaaniks nagu ümber tõlkida. Mitte nii, et sa teed inimestele, et näed, et meil on vaja selles asjas nii palju müüki suurendada, selles asjas nii palju kasutamist suurendada, selles asjas nii palju kulusid vähendada ja siis reatöötajad siuksed sõnad ei... Tema ei saa sellest aru, tema ütleb, et mina olen siin selleks, et tööd teha, ütle, mida ma pean tegema, protsess, ma teen ära ja tema tunneb protsessi, ongi kõik. Ja see protsess alati ei tähenda rahanumbreid, vaid see protsess tähendab, et ma ei tea, teeme selle asja kiiremini ära või tõhustame automatiseerimisel midagi ja nii edasi, eks ole. Neid võimalusi on seal palju ja hästi oluline on anda ka vahetult tagasisidet, et mõõdikud on selles suhtes hästi head, et need näitavad sulle tegelikult igapäevaselt, kuidas sa liigud. Kui sa ütled kuu lõpus või aasta lõpus, ütled inimesele, et näed, oleks sa müünud ühe toote rohkem, oleks siis sa saanud preemiat. Usu mind, on väga vihane. Aga kui sa oleks öelnud talle 5 päeva enne seda, et kuule, et sul on vaja veel teha 5 müüki selleks, et jõuda preemiani, usu mind, ta teeb seda. Täpselt, nagu sportlik hasart. Ja just, täpselt. Aga see paneb ka pingutama, sellepärast, et sa tead ette, mis hakkab juhtuma, mitte sind ei öeldud tagantjärgi, et kuule, sorry. Just. Sa natuke rääkisid siin sellest finantsplaanist ja finantsstrateegia finantsmõõdikuteks tõlkimiseks, et mis su kogemused, kas see strateegia finantsplaan peaks sündima paralleelselt või siis umbes, et strateegia kõigepealt siis finantsplaan järel või kuidagi kattuma või kuidas, mis nagu ajas ja ruumis sellisel keskmisele või suurele ettevõttele võiks tähendada? Ma arvan, et kui hakatakse täiesti nullist tegema, et siis see peaks sündima paralleelselt. Et küll mõtted peavad tulema veidikene enne, aga hästi kiiresti tuleb need mõtted tõlgendada rahaks, sest mõtted või fantaasia on ju piiritu, eks ju, ma võin igasuguseid asju välja mõelda. Aga kui meil tegelikult ressursse ei ole, siis meil ei ole mõtet aega raisata jälle selle fantastiliste plaanide välja mõtlemisele, et keskendume nendele asjadele, mis on realistlikud või
mida me saame realistlikuks muuta läbi võõrkapitali. Et neid võimalusi on erinevaid. Mul meeldibki öelda, et tegevused numbritesse ja numbrid tegevustesse, et see on nagu kõige parem viis strateegia loomiseks. Just. Väga äge. Nii et strateegia nagu elluviimise plaan algab, et mis tegevusi, kuidas ja kellega teha lõppkokkuvõttes, eks ole, et ütleme, et üldiselt hakkab just nagu miks küsimusest pihta, siis on, nagu sa rääkisid saate alguses, nagu see mida, on 2 esimest vaadi, et miks me üldse, mida teha, ja siis on niisugune joond vahel, siis kes ja kuidas, et see on nagu faas 2 põhimõtteliselt, ja neid tegevusi saab tõlkida jällegi finantsmõõdikutesse. Super, aga võib-olla lõpuks ka kokkuvõtteks, et kui sa peaksid andma 3 soovitust, nii, võib-olla ka siis ka nii ettevõtjale ja võib-olla ka üksuse juhile minugi pärast mingis ettevõtte sees, et kus soovib siis kas oma ettevõttes või üksus selge strateegias selgust ja fookust, et milleks ta võiks homme alustada? See on väga hea küsimus, Andres. Kui me rääkisime varasemalt läbipõlemisest, siis esimene vastus oleks, et võta endale kõigepealt üks vaba päev. Lase enda ajul puhata. Et sa saaksid tulla kogu sellest öeldakse ratast, et sa saaksid ratast korra välja astuda. Järgmisel päeval ole iseendale justkui niisugune kriitiline sõber ja vaata eemalt, et mida te teete, kuidas te teete, miks te teete, et kas need tegevused on kõik vajalikud, kas need asjad on need, mida me peame tegema või need on juhuslikud tegevused seal, kas need teenivad meie eesmärke. Ja kolmandaks, kutsu endale appi keegi väline spetsialist, kes annab sul neutraalse hinnangu ja tagasiside. Et kas need asjad ka tegelikult nii on, nagu sa ise endale kommenteerisid, sest tuleme jälle tagasi sinna, me kipume ise endale valetama, ilustama, rääkima endale lugu ilusaks. Ja kui väline spetsialist ei ole seal selleks, et sind hukka mõista, tema tuleb lihtsalt sinna tegema seda tööd, milleks ta sinna kutsutakse. Ja tegelikult olgem ausad, väga tore on ka kogeda seda, kui väline spetsialist ütleb sulle, et tegelikult on kõik hästi. Et võib-olla ainult pisikesi asju tuleks muuta või juhib tähelepanu või toob värskeid mõtteid ja ideid. Ja kui ta ütleb, et siin on tegelikult väga palju asju halvasti, siis see on ka väga hea, sellepärast et see aitab sulle ennast parandada, muuta enda fookust, minna jälle nende tagasi selle algse plaani juurde või teha endale uus finantsplaan ka keset aastat, et mitte aasta lõpus tõdeda, et ma põrusin. Täpselt, et tegevuste ja finantsplaan ja see ongi nagu mõttepõrgatusest selle, ja see peab pikalt sees on, võib-olla kas või alguses võib-olla esimene kuukes vaatame edasi on ju, aga mõte ongi selles, et nendest kuidagi koosloome töötubadest ja asjadest ja aruteludest seal tekivadki nagu taipamised. See on tegelikult see ma olin ka nagu suure ettevõtetes, olin ju sellise üksuse juhina ja spetsialistina ja et lõppkokkuvõttes sul nagu rutiinid korduvad või teenusejuhina, see jääd nagu mingise mulli sisse ja need rutiinid on kokku lepitud, need protsessid on kokku lepitud, aga sa näed, et tundub, et midagi võiks nagu muuta, aga ei tea, aga siis umbes tuli mingisugune, ma mõtlen, üks väga äge oli, siuke asi oli jah, ma nagu ühes ettevõttes, meil tuli Euroopa mingi turundusjuht tuli sinna nagu justkui meid, ma ei tea, auditeerima või kuidagi nagu, meil ei tunne, me nagu vaibale lähme, kui ta tuleb meie juurde. Aga see töötuba, mis tema nagu tegi, tema oli väga hea fassiliteerija ja tema korraldas selle hoopis niimoodi, et olid sellised nagu väiksed ajurünnakud tema kohtumise ajal. Ja meil oli, minu meelest tiimiga oli nagu, ma ei tea, mitmeks kuuks nii palju häid taipamisi, et me nagu selle otsa me ehitasime oma mingid põhimõtted, protsessid kuidagi partneragentuuridele, mida me tahame saada nagu ümber, aga see lihtsalt sellepärast, et mitte, et see suur juht tuli sinna nii-öelda meiega, aga me pidime nüüd talle aru andma, vaid ta tuli ikka sellepärast, et ta tahtis meist nagu, ja me ise taipaks. No just, aga mõtle, kui te ütlete, et suures organisatsioonis on loodud just erinevad protsessid erinevate tegevuste jaoks ja aeg-ajalt need unustatakse ka lihtsalt ära.
et mõned inimesed teevad mingeid asju, on esitatud ka Kogu aeg oleme aruandeid, teinud, iga kuiselt esitatakse aruandeid, ilma et keegi neid üldse vaataks kunagi. Aga samas me raiskame ju seda inimressurssi, et see inimene võiks ju tegeleda hoopis millegi targemaga. Just, et selle mõttega tänase vestluse lõpetame ja siis aitäh kuulamast ja siis vestluses olid siis Andres Kosti Futuristist ja Rivo Kütt raamatupidamisettevõttest Entro ja uute kuulmisteni. Tšau! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!